hetkel on valus, tahan sulle mõelda vaid. Koeramürakas Rocky sattus Tallinna varjupaika pärast peremehe surma. Koer leinas oma kodu ja peremeest nii palju, et hakkas ühel heal päeval vaid pall hambuse ringi liikuma. Loomatundjate arvates meenutas see talle kunagisi õnnepäevi. Täna on aga Rocky jaoks eriline päev. Pärast pikka ootamist saab ta päris oma koju. Rocky koduotsingud on lõppenud. Suvel, kui hakkasime talle kodu otsima, siis mitte ükski Eesti pere ei tahtnud vana koera ja paraku nii ta meil juba on. Nagu paljudel teistelgi juhtudel, ka Rocky sõidab Soome, tema päästja elab seal. Soomlased võtavad Eestist tõesti palju koeri. Ainuüksi Pelastetan koerat ühingu abiga on 9 aastaga Soomes uue kodu leidnud 2650 Eesti koera. Rocky jäi sommidele silma kevadel. No, Rockilla luki kyltti mitte jallutetut ja mä menin kysymään, kun mä neestin kieltä osaa, että mitä se tarkoittaa. Ja se sanoi, että ei voi ulkoiluttaa. No mä katsoin koiraa, mulla on ollut itsellä iso koira ja kysyin, miksi ei voi. Että onko se aggressiivinen. Ja sanoin, että ei ole aggressiivinen, se ei kulje. Se ei kävele ollenkaan. Mä menin katsomaan Rockia ja sanoin, lähdetään koittamaan. Ja otin hihnan, laitoin kiinni ja tulin Rockin kanssa ulos. Työntekijät katto, Rocky meni ulos. Ja siitä se lähti. Me kävimme joka päivä vähän aina pidemmälle ja pidemmälle. Ka reporter üritas õnnetule Rockile oma abikäe ulatada. Videolooke tekitas palju vastukaja. Paraku jäi uus kodu ikkagi leidmata. Mäletatavasti üritasime tollases loos ka selgust saada küsimusele, kas ka loomad on võimelised leina tundma. Muidugi tunnevad, tähendab, nad ei teadvusta seda nii, nagu inimene teeb, aga inimlikus tõlkes on see igal juhul seesama. Küllap see peremeski talle aeg-ajalt palli viskas ja mis meenutab talle seda vana head aega ja laseb tal unustada seda, et ta oma karjajuhist on ilma jäänud. Iga koera jaoks on peremehe kaotamine väga stressogeenne faktor. Nii et olukord on pidevalt stressogeenne. Tulgu keegi kiiresti võtkuta endale päästkuta sealt, eks ole. Oma 48. sünnipäeva pidav Rein Kikerpill pidas Rockile kodu leidmist oma elu parimaks sünnipäeva kingiks. Tõtt öelda oli ta juba lootuse kaotanud, et leitakse inimene, kes ka vanale ja õnnetule kutsale kaasa tunneks ja väärikat vanaduse põlve tagaks. Rocky jõudis meie juurde 2 aastat tagasi augustikuus peremehe surma järel. Tema oli koos alguses ühe teise koeraga, kes sai juba mõne kuu pärast uude koju ja Rocky on nüüd siis olnud siin meie juures üle 2 aasta. Rocky on meil praegu absoluutne rekordiomanik. Nii kaua ei ole ükski koer meie juures olnud ja tahaks väga siiralt loota, et enam ei pea ka ükski koer nii kaua meie juures olema. Et ega see on ikkagi siin selline ajutine peatuspaik nendele koertele. Lahkuminekud on ikka kurvad. Tallinna varjupaiga rahval võttis aga lausa silma märjaks, kui Rocky uued omanikud kohale jõudsid. Soomlased tegid aga ilusa kingituse, mis rekordiomanikust püsikundet meenutama jääb. Kun Rocky nyt lähtee, niin pieni pala rockia jää vielä teille. Ja siinä on syksyn portti, se oli Rockille auki. Kiitos. Uusi koti löytyi. Kiitos. Aitäh. Kiitos. Raamitud Rocky pilt ripub ehk juba homsest varjupaiga seinal, administraatori selja taga. Nii vähemalt lubati. Kuhu aga Rocky siis lõpuks kolib? Rocky tulee Turkuun asumaan sinne meidän 5 hengen perheeseen ja meillä on 3 koiraa ennestään, että hän saa kavereita sit sieltä. Onko teillä oma talo? On. Joo, oma kotitalo. Ja aika iso piha, aidattu piha, missä saa juosta. Etkö pelkkä vähän? Hän on tosi vanha, iso. Ei Rockia voi pelätä. Kuid sulle on se lootus. Se põleb su sees. Veel üks koeralugu leidis oma õnneliku lõpu ja see sai juhtuda vaid tänu heade inimeste abile.
Seaduse järgi peavad varjupaigad loomadele elu tagama vaid 14 päeva jooksul. Tänu annetustele suudetakse loomi aga palju kauem elus hoida. Rocki ei tea aga raha jagamisest ega annetustest midagi. Ta on tänulik, et eluvaim sisse jäeti ja kibeleb juba kiiremini uue kodu poole.